suhtumine on hoopis teine ju. Aga iseenesest nagu tasus minna, tegelikult oli lahe. Õppisite Jõgeva täiskasvanute keskkoolis või õpite veel, mis õigemini lõpetamine on vist ees, ega ma ei eksi. Mida selle kooli kohta ütleksite? Ei, ma ikka lõpetasin. Palju õnne. Et mul oli ka ainult 1 aasta puudu, et 1 aasta käisin selles koolis. Kool oli, õpetajad olid väga lahedad. Et selles mõttes lahe oli tegelikult õppida asju, mida mul tegelikult praegu keskkoolis oma kõige noorem laps õpib, et koos saime arutada, et ta on ka praegu käib keskkoolis ja õpetajad olid ikka väga toredad. Kas olid ka lemmikained? Lemmikaine mul läbi aegad olnud matemaatika, see ei ole muutunud. Et seda ma ka õppisin kõige rohkem, kuna sealt on ka palju meelestanud ja palju muutunud ajas, et jah. Me siin juttu Kamari seltsimajas, et seekordne täiskasvanu õppijate üritus oli just selles majas ja et te olete Kamari külaeluks eestvedajaid, tegelete kodutütarte noorkotostega, olete vist ka naiskodukaitsja. Kus energia tuleb? Mida rohkem teha, seda rohkem on energiat. Siin üleval on ka mitmed karikad. Kas mõne olete aidanud teie võita? Need ongi meil koos rühmaga laste võidetud kodutütarde ja noorkotkaste võidetud karikad. Erinevatel spordi ja kus teid veel näha võib, on Kuningamäe terviserada, et suusarada või jooksurada. Mis seal toimub? Me pigem tegeme suusapoolega, et perega oleme lastega käinud trennis, 10 aastat suusatrennis, 3 lapsega niimoodi erineva vanuste vahedega. Ja lõpuks otsustasime, et me käisime Viljandis, et kaua me sinna käime, tekime Põltsamaal ise selle spordiklubi. Nüüd on meil Kuningamäe spordiklubis on 3 treeningrühma, oleme leidnud treeneri sinna ja meespere tegeleb siis kunstlume raja tegemisega seal. Teeme ka piirkonnavõistluseid. Mida ütlesite neile, kellel nagu lapse iga või ütleme, päris esimene noorus on möödas, aga tahab õppima minna? Kuidas te neid julgustaksite? No ikka tuleks aeg-ajalt, võib ju pause teha, aga ikka tuleks mingi aja tagant uuesti minna. Et juba uute asjadega kursis olla, enda mälu värskendada. Ja tegelikult on lahe leida uusi inimesi, uusi väljundeid, avastada enda jaoks uusi asju. Sest lisaks sellele ma käisin ka ju Rahvarinde koolis 4 aastat ennem, et sealt ma sain väga palju uusi teadmisi ja asju, mida ma olen saanud nüüd oma rahvatantsurühmas kasutada, enne tantsupidu neid teadmisi. Tuli jäänud siis, jah? Jah. Kõik head ja edasist 40 jõudu. Aitäh!